tere teile kõigile, kes te täna Kalevipoja rulluisumaratonile olete tulnud, sportlased, pealtvaatajad, kõik kaasaelajad ja kohtunikud. Soovin teile tänase päeva puhul kiiret sõitu, jaksu, et oleks ikkagi jaksu kogu see distants ilusti läbida ja saavutada selline tulemus, nagu endale jõukohane ja nagu eestlasele ikka kombe kohaselt, et võita oma naabrit. Toredat võistluspäeva teile kõigile! Neli, kolm, kaks, üks, goal! Saate antud! No nüüd midagi natukene tuli, aga olen varja võttu. Aga liigutame siis käsi ja hakkame ringi soolem ja ename võistlejatele kaasa. Näitame siis natukene emotsionaalsest üles seda. Vaadake, kui tublid meie lapsed lähevad rajale erineva saanud.
juhtub selline asi, kus Oleg Kovalov ei ole täna mitte kiirem, vaid Stanisław Terentšov, kes üritas seda juba ka Pärnu sobiga ja Indrek Kovalov on võtnud võitu. Algus kes täna on muutunud selle distantsi ja nüüd teisele kolmandale kohale on varuline finišeeritus käimas, kes selle võtab? Neli, T12 vanuseklassi võitjatena. Veel kord suur aplaus, palju õnne, congratulations, teie ünes. Suur aplaus selle vanuseklassi võitjatele veel kord. Congratulations, teie ünes, Harald Krister. M18 vanuseklassis mees ja palju õnne Jaani Koosik Endi Kruusmann, palju õnne võitjatele. Mark Vandenberg ja Rauno Kamenjuk, palju õnne, oli 2 osavõitjat vanemate autostumisega, korrapealsele Tarmo Raudsepp ja parimad Easy Skate vanuseklassi võitjad, palju Koosmann, Kutner, Ants Koosik, Alex, palju õnne veel kord võitjatele. Ja järgmisena palju õnne veel kord ja aplaus. Indrek Kovalov. Ja algusvõimalus oli kiirendus 3 kilomeetrit enne lõppu ja finišiks 100 konna veermegi liikune edu ülejäänud konkurentide eespeisis. Indrekule selle hinnalise võidu 6. Kalevipoja rullimaratonil ja meie eesmeest 5 kiiremat tänasel päeval. Indrek Kovalov, Danila Ruusu, Kaur Peretsa, Tõnis Tamme, Andrei Kretšenski. Võit tuli tänu tiimitööle, et eks Gerdiga mõtlesime algul, et ideaalvariandis oleks hea, kui 8 minema pääseb, aga kui oli juba üle poole maa sõidet, siis vaatasime, et sellest midagi välja ei tule, siis proovis Gert ära minna ja ikkagi leidus neid, kes selle vahe jälle kinni sõitsid, siis proovisin mina, ma ei kujuta ette, vähemalt 6-7 korda, enne kui grupist lahti sain, et selline kiirendusvõistlus puhtalt täna ja siin, et mina nüüd lõpuks võitsin, siin on kindlasti suur osa ka Gerdil, et puhtalt tiimitöö.